Palju õnne, Erki, C1200 karikavõitja. Võta hooaeg kokku, mis kõige rohkem meelde jäi? Aitäh! Hooaeg kokku, kõige rohkem võib-olla jääb meelde hooaja lõpupoole, kus ma omakeskis enda nii-öelda tiimi ja meeskonnaga koos pidasime ülipinevat jälge selle üle, kuidas Jevgeni Lavrinenko sõidab, kuna ta punktidega edestas mind viimase etapini ja siis oli, ütleme nii, et tema tekitas väga suure sellise, kuidas ma ütlen, pinge, et ennem viimast etappi ja võib-olla see oligi siis minu hooaja kõige siuke olulisem koht. Soomes oli ühes sõidus, kus sa andsid talle natuke punkte ära, see jäi kripeldama ka või? Jaa, väga. Kuna Soomes oli kaks sõitu, üks on laupäev, teine pühapäeval. Laupäev sõidu ma andsin talle kohe ära, aga see oli tegelikult, ma ütlen ausalt, see oli väga õnnelik juhus temale, kuna sõit lõpetati ära punase lipuga ja rohkem sõitu ei jätkatud. Peale seda, kui ta must mööda läks, ma võtsin korraks rahulikult, aga ma möödusin uuesti tast, aga loeti sõit ära sellel hetkel, kui ma olin tema taga. Aga ma läksin, ütleme nii, et ma läksin üsna kalkuleerivalt läksin magama tol õhtul. Ma väga pikalt mõtlesin selle peale, kuidas järgmine päev teha ja sellist lahendust, et tema oleks minu ees lõpetanud, sellist lahendust poleks välja mängitud. Et ma olin nagu nõus kõik mängu panema ja õnneks nii läks ka, et ma lõpetasin esimesena. See aasta viis sind Pikernekile ja Leedu rajale ka, et mis muljed nendest radadest jäid? Jaa, Leedu rada mega, aga ma alustan Pikernikust, et Pikerniku rada oli see aasta, mul oli üldse kuidagi hooaja käima saamisega oli väga palju raskusi, et motoringraja sõidus on hästi oluline asi, on selline tunnetus. Ma selle tunnetus sain alles Leedu rajal, see tähendab seda, et ma Lätis Pikerniku rajal ma ei olnud päris nagu omas nagu elemendis veel, aga sealt tuli selline, ütleme nii, et Harju keskmine sõit ja okei tulemus, aga Leedus ma isegi tundsin seda kuskil mingi poole päeva pealt, ma tundsin, kui ma panin endale slick repi esimest korda alla ja ma tundsin, et ma sain hoo üles ja mõtlesin, okei, davai, nüüd siit on minek. Ja ma sõitsin seal isegi klass kõrgemate inimeste või sõitjate arvestus nagu isegi paremaid ringiaegasid. Nii et Leedu raega ma jäin nagu väga rahule. Ta on küll väga ohtlik rada, aga mulle kuidagi ta väga meeldis ja mul jäi väga hea emotsioon sellest ja ma ootan siin uuesti minekut. Sina oled üks nendest sõitjatest, kes on tulnud tänavalt ringrajale. Mida sa ütleksid neile julgustuseks, kes ka võib-olla mõtlevad selle peale? Jaa, see tänavalt ringrajale tulek on alati selline võib-olla kahe otsaga asi, et ühte otsa pidi see nagu davai, et ma tulen teen, aga teisalt on jälle see, et võib-olla ei ole seda baasi all ja sealt tekivadki sellised nagu ebakindlused. Aga nagu võiks öelda, et minu enda pealt ma näen seda, et tegelikult ei ole üldse midagi hullu ja ka käesoleva aasta tänavaklassi võitja Sandri tulemuste pealt saab väga hästi näidata ja öelda, et tegelikult ei ole üldse mitte midagi rasket, midagi keerulist, lihtsalt võta kätte, ole mees, vea ennast rajale ja tule sõida. Esimesed sõidud võib-olla on sellised keerulised, aga sealt edasi läheb juba asi põnevaks ja meeldivaks. Nii et esimene hooaeg tänavaklassis, Sander näiteks see hooaeg näitas isegi sellist minekut, et ta oleks võinud täitsa vabalt klass kõrgemalt nagu konkurentsi pakkuda. Ja nendele, kes plaanivad tulla, siis ma ütlen, julgelt tulge, võtke asi ette, kui on küsimusi, võtke mingi suvaline sõit ja tulge küsige.
ei ole üldse probleemi, kõik hoiavad kokku, kõik aitavad, aga lihtsalt tulge ja sõitke. Sa enne küsisid seda küsimust kõigilt teistelt, mis järgmisel aastal saab? Jah, ütleme nii, et hooaja lõppu viimasel üritusel tuli Hanno Velt minu juurde ja ütles mulle lihtsalt, et ainult väikse nügis mind korra ja ütles, et Erki, et järgmine aasta sa pead endale uue ratta vaatama, et konkurents püsid, et sa sõidad, aga ratas võib-olla ei ole päris see. See võttis natukene nagu mõtlema ja ma ütlen täna niimoodi, et B-klassi ma lähen kindlasti. Kas selle rattaga, seda ma veel ei tea, ilmselt lähen, aga ütleme nii, et minemata ma ei jäta. B-klassi lähen kindlasti, kavatsen mitte niisama proovima minna, vaid kavatsen nagu ikkagi kohtade eest võidelda ja ma arvan, et arvestades käesoleva hooaja saadud emotsioone ja kogemusi, siis ma kavatsen anda kõva lahingu. Palju õnne veel kord ja aitäh sulle! Aitäh teile ka!